Tšau parvikassad! Enne kui ma hakkan teile rääkima meie tehnikast, tuletama meelde, et kampaania endiselt käib. Ahi, Inkbird ja Grillgrates ootavad oma uut omanikku 16. juunil ehk siis kõik, kes teevad vähemalt 20 € ostu meie veebipoest, osalevad loosis ja iga selline ost tähendab sulle ühte lotopiletit. Aga nüüd lähme vaatame meie tehnika üle. Nagu nüüd siis eelmistest videotest näha on, siis olime natukene tehnikaga hädas. Ja just selle tehnikaga, millega ma teen neid videosid, teen võistlusvideosid või kuskil väliskäike. Ja milline see tehnika siis oli, näitan ma teile kohe nüüd. Nii, kõigepealt oli meil kunagi selline asi nagu, see on äkki Hero 8 Black, millel oli siis paar patareid ja kuskil kadunud asjade hulgas on ka tema ümbris. Ja nüüd siis kõik need aastad olete te vaadanud videosid, mille oleme teinud Hero 10-ga. Ja see Hero 10 on siis saanud kõvasti asju lisaks. Kõigepealt siis tuli meediaback. Olenevalt siis viitsimisest, kas panin siia veel külge siis rodemikrid, et vastuvõtja, kus see mul on siin? See on mikker. See on vastuvõtja, see käis siis siin veel külje peal sellel meediabackil ja siis ühesõnaga jälgis sealt akusid ja kõike värke kogu aeg. Mingi hetk ma tüdisin sellest ära ja siis ma ostsin siia ülesse peale endale Sennheiseri suunamikri, millega heli oli täitsa tipp-top, natuke tahab mudimist, aga ei midagi hullu. Aga see akude meri, mis kogu aeg pidi kaasas olema, sest et see juraks tüheneb ikka meeletu hooga kogu aeg. Et mingid videod tegelikult on ka vussi läinud sellepärast, et aku sai tühjaks, kui ta kuskil mingisugust timelapse tegi. Ja siis ma võtsin lisaks selle käepideme, mis on siis aku samal ajal, et see andis kõvasti juurde, küll aga ei tööta see väga hästi koos selle ümbrisega, selle meediabackiga. Ehk siis ta pidevalt jookseb errorisse, sa ei saa seda välja lülitada. Et see jääbki mingi punane tuli põlema, ta läheb täiesti lukku ära, ta ei lülitu sisse, mitte midagi ta ei tee enam, see tähendab seda, et kõik see jura tuleb lahti võtta, aku välja, uuesti kokku, taadra. Selleks, et kaarti kätte saada ja vaadata oma materjale, kui ei taha siit vaadata või telefonist, kõik see jälle lahti, välja, arvuti külge. Et ausalt öeldes tüütas ära nagu. Ja ma näitan lõpuks seda lahendust, mis siis on. Kui me teeme stuudios, siis meil on sellised tööriistad. Need on siis Blackmagicu stuudiokaamerad. Et siin on suur ekraan taga siis, mis siis filmib laua taga olijaid. Neid on meil iga hunnik, et mõlemas stuudios teha saaks. Ja kui siin olete näinud ka suuri mikritega. Ja pult on siin siis ka Blackmagicu oma. Pilt jookseb siia, heli tuleb sinna ja niisugune ta on. Siis on meil veel suur stuudio. Et siit te kindlasti teate mingisuguseid muid saateid ka, mis siit tehakse peale meie retseptide. Nüüd on meil siis selline tegelane. DJI Osmo ja sellega on siis kaasas, ma ostsin lisaks veel mikreid, et sellega on siis kaasas veel rinnakas, ei mingisugust asja ei käi siia külge eraldi, kõik on kohe siin, paned käima, kõik töötab ja kohe saad filmida, ei mingisuguseid muresid. Ja lisaks on tal siis gimbal siin, ehk siis see pilt püsib alati otse.
ja vajadusel saan sellega siis ka trackida iseennast, et panin FaceTracki peale ja siis ma võin põhimõtteliselt siin teha mida iganes, et see kõik töötab, noh, panen nii, nagu mingit videot juba tegin siin, panen ta kas või laua peale ja ta käib minuga kaasas, ma kõnnin ringi, see filmib, nagu mul oleks kaameramees, aga tegelikult ei ole. Et seda oli ilmus piin saada, sest et igalt poolt on see masinavärk otsas, aga üks leidus ja ära ma tossin ja proovime sellega nüüd elada, et sellel on ka igasugused reviewsid, vaatame, mis sest tuleb. Aga ma lihtsalt ei jaksanud enam see kokku lahti lappamine, siis meil hakkas heli kaduma, bla, 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 see oli päris hull nagu, et ma ei, nagu siiamaani aitas kõik. Finito. Vot. Aga tuletan veel kord ahjuloosi meede. Tule vaata retsepti. Näeme siis juba neljapäeval. Tada!